in my home country in the south of Germany
say, in overweighted. Ja siis järgmise teosega jõuame 200 aastat hiljem, 18. sajandisse ja sorry, what did you say? Overweighted. Ja, et see on siis Schwabimaa. Yeah, perfect. And in that monastery where I'm organist today, so were two great Christs and organists and compositors in the 18th century named Isrid Kaiser and Sixtus Bach. Ja seal muusika siis tuleb sellest kloostrist, kus temagi praegu töötab, praegu see muidugi ei ole enam töötav klooster, lihtsalt räägin, kuna enne jutlustasid seda, ta küll ei öelnud praegu nagu tõlkimise jaoks, aga selles kloostri kirikus, kus ta töötab ja seal siis olid kaks väga suurt heliloojat, seesama Isrid Kaiser ja Sixtus Bachmann. And the other two, Franz Xaver Schnitzer and Justin Heinrich Knecht, are also in that region. The other two composers, yes. Schnitzer and Knecht, were also compositors in that region. Okay. Ja siis veel kaks heliloojat, kes siin kavas on, kava teises pooles, Franz Xaver Schnitzer ja Justin Heinrich Knecht, kes ka pärinevad samast Saksamaa piirkonnast. And at the end of the concert, I played 4 improvisations, and it's a little bit special themes of the improvisations, and Tuliki will explain you what is the sense of it. And after every of that 4 explanations, I shortly sing the complete motif. Ja nüüd see viimane improvisatsioon koosneb 4 osast on väga ebatavaline ja ma nüüd siis selgitan natukene, mida tema on silmas pidanud või selle muusikani jõudis. Marssrütmidega 4.08.2024 tänane kuupäev. Ja tema inspiratsiooni allikaks on see, et need on kõik 2 jagunevad numbrid. 4 ja 8 ja 2, kõik jagunevad 2-ga. Ja nüüd, kes on nüüd muusikat õppinud, siis nendel on kindlasti võib-olla huvitav seda aru saada, aga teised siis oskavad ka võib-olla pärast kuulata. Ühesõnaga, number 1 oleks justkui 16-ndik, siis number 2 tähendaks justkui 8-ndiknooti ja siis number 4 tähendab järelikult siis veerandnooti.
kaunist sinnas, kuni siis Taagepera siis nüüd tuli, aga seda minul seda meloodiat ei ole, seda ta ise laulab, sest Taagepera on väga viis.